Tere hommikust, lugupeetud konverentsikülastajad! Alustame taas paaremate uudistega stuudios Rohke Debelak. Eesti vajab Euroopa Liidu eesistumiseks 1000 kompetentset ametnikku, kes suudaksid ka arutelusid juhtida ja seetõttu on väljakuulutamisel ka ulatuslik personaliotsing. Ainukene reaalne võimalus sellises mahus kompetentseid inimesi leida on poe taga istuvate inimeste kaasamine, teatab valitsuse vastav töörühm. Poe taga istub üle Eesti igapäevaselt tuhandeid inimesi, kes teavad valitsusest ja ka Euroopa Liidust oluliselt paremini, kuidas asjad käivad ja igapäevased aruteludki on poe taga tavapärased. Poe taga istumise asemel saaksid nad istuda Euroopa Liidu ees ja väidelda, juhtida arutelusid viisil, mis on Euroopa Liidus ka täiesti uus kvaliteet. Seni kasutamata inimpotentsiaali rakendamisel saab Eesti eesistujana probleemitult ka hakkama. Riigikogu aga arutas eile Riigikogu eetikakoodeksi sisu ja leidis, et praegusel kujul valminud eetikakoodeks ei ole Riigikogule kohane. Pikem analüüs on näidanud, et ka muudetud eetikakoodeks ei ole Riigikogus kasutamiseks sobiv. Veel pikem analüüs tõi välja, et ka ükskõik kuidas muudetud eetikakoodeksit ei ole mõtet Riigikogus kasutusele võtta. Peamine põhjus, miks eetikakoodeksi järele vajadus puudub, on see, et Riigikogu organisatsioonikultuur ja eetika on teineteisest piisavalt kaugel ja eraldiseisvad nähtused, mis teeb võimatuks nende üheaegse eksisteerimise ühes ajas ja ruumis. Eile lõppes valitsuse korraldatud konkurss, mille eesmärgiks oli leida sobiv töötaja vastutavale ametikohale riigiametis. Hetkel on täitmata ridamisi vastutavaid ametikohti ja seetõttu polegi keegi siiani kunagi millegi eest vastutanud. Vastutavale ametikohale kandideeris kokkuvõttes ainult üks kandidaat, keskealine meesterahvas, kellel on olnud pikk ja kogemuste rikas tööstaaž. Vastates küsimusele, miks just tema oleks parim kandidaat vastutavale ametikohale, märkis kandidaat, et tema sobivust tõestab näiteks tõsiasi, et igal pool, kus ta tööle on asunud, on ta hiljemalt poole aasta pärast ka vastutusele võetud. Valitsuse sõnul kontrollitakse mehe tausta veel ja tehakse kindlaks, kas ta on suuteline võtma ka poliitilist vastutust. Kõikides riigiametites kokku on kiiremas korras vaja vähemalt 300 inimest, kes ühe või teise asja eest oleksid võimelised vastutama. Kokku on vabu vastutava töötaja kohti, aga enam kui 1000. Valitsuses aga arutati eile ka meditsiinitöötajate juba toimunud ning alles kavandatavaid streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu meditsiin seda on, töötajad ei tohiks siiski alatasa streikida, kuna meil on aga demokraatlik riik ja streikimisvõimalus siiski mingisugusel määral peaks jääma, on valitsusel ka nüüd kindel seisukoht. Kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida osade kaupa. Näiteks võiks medõel esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või mõni muu organismi tähtis funktsioon, mitte aga nii, et streigiks õpetaja või päästeametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streigib mälu väga tihti ja tihti pole neil ka südant sees, kuid tööd tehakse valitsuse sõnul alati edasi. Kuulsite paaremaid uudiseid, kaunist päeva jätku!